Maailma majandus on jõudnud punkti, kus senised mängureeglid võivad muutuda kiiremini kui kunagi varem. Kapital liigub vaikselt ühest maailma otsast teise, riigid valmistuvad uueks majandustsükliks ning investorid otsivad vastuseid küsimustele, mille mõju võib ulatuda järgmiste aastakümneteni. Kas USA suudab säilitada dollari ülemaailmse domineeriva positsiooni? Kas Hiina valmistab vaikselt ette uut finantssüsteemi, kus yuan mängib senisest palju suuremat rolli, samal ajal kerkivad esile uued majandusjõud nagu Poola, Saudi Araabia ja Norra ja samal ajal kui Jaapan, Suurbritannia ja Lõuna-Korea seisavad silmitsi väljakutsetega, mis võivad kujundada kogu maailma majanduslikku tasakaalu, kas tegemist on pelgalt järjekordse majandustsükliga või elama ajastul, kus sünnib täiesti uus maailma majanduslik kord, nendele küsimustele toob teieni vastused börsiteataja. Pärsia lahe koostöönõukogu GCC riigid Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Katar, Kuveit, Bahrein ja Oman on viimastel aastatel kujunenud üheks olulisemaks väliskapitali allikaks USA tehisintellekti sektorile, investeerides kümneid miljardeid dollareid AI ettevõtetesse, andmekeskustesse ja pooljuhtide taristusse. Samal ajal on mitmed analüütikud ja diplomaadid juhtinud tähelepanu sellele, et piirkonna geopoliitiline ebastabiilsus võib suunata üha suurema osa nende kapitalis kodumaise taristu, energeetika, tööstuse ja tehnoloogiasektori arendamisse. Selline võimalik investeerimisstrateegia muutus on oluline tegur USA AI sektori pikaajalise kapitali kättesaadavuse hindamise, kuigi praegu puuduvad tõendid, et Magnificent Seven ettevõtete korrektsioon oleks otseselt põhjustanud GCC investeeringute vähenemisest. Samal ajal püsib USA dollar maailma juhtiva reservvaluutana, moodustades ligikaudu 57% maailma ametlikest valuutareservidest ning petrodollar on jätkuvalt oluline osa rahvusvahelisest energiakaubandusest, kuigi osa riike katsetab järjest enam alternatiivseid arveldusvaluutasid. USA 2, 5 ja 10-aastaste riigivõlakirjade tootlused viitavad sellele, et finantsturud ootavad jätkuvalt suhteliselt kõrgeid intressimäärasid ning hinnastavad pikaajalisi inflatsiooni ja eelarveriske, mis tähendab, et kapitali hind püsib ajaloolise keskmisega võrreldes kõrgem. Kui Lähis-Ida konfliktid peaksid vaibuma ja piirkonna riigid alutama ulatuslike taristu taastamist ning majanduse ülesehitamist, siis kas senine kapital hakkab liikuma USA AI sektorist tagasi kodumaistesse projektidesse ning kui BRICS-i riikide koostöö süveneb ja dollari väliste arvelduste osakaal kasvab, siis kui suure väljakutse võib see pikemas perspektiivis kujutada petrodollari süsteemile ja USA dollari ülemaailmsele domineerivale positsioonile? Hiina pikaajaline strateegia pärineb oluliselt lääne majandusmudelist, sest riigi poliitilised ja majanduslikud eesmärgid kavandatakse sageli aastakümnete mitte valimistsüklite kaupa. Üheks keskseks küsimuseks on yuani tulevik rahvusvahelises finantssüsteemis, kuid USA dollari osakaal maailma kaubanduses ja reservvaluutana peaks järgmiste aastakümnete jooksul järk-järgult vähenema. Avaneks Hiinale võimalus suurendada yuani kasutamist rahvusvahelises kaubanduses. Samas seisab Hiina silmitsi keerulise tasakaaluga, reservvaluuta roll eeldab kapitali vabamat liikumist ja suuremat usaldust finantssüsteemi vastu, kuid liiga kiire yuani rahvusvahelistumine võib vähendada ekspordi konkurentsivõimet ning avaldada survet riigi majanduskasvule. Viimastel aastatel on Hiina piiranud mitmete strateegiliste haruldaste muldmetallide eksporti, sealhulgas Jaapanisse ja teistes riikidesse, rõhutades nende ressursside geopoliitilist tähtsust ning soovi kindlustada oma positsioon kõrgtehnoloogilistest tarneahelatest. Hiina juhtkonda iseloomustab sageli pikaajaline strateegiline mõtlemine, mida illustreerib tuntud anekdoot vastusest küsimusele Prantsuse revolutsiooni mõju kohta. Veel on liiga vara öelda. Sõltumata selle loo ajaloolisest täpsusest peegeldab see arusaam, et strateegilisi muutusi hinnatakse aastakümnete, mitte kvartalite lõikest. Aastast 2049, mil möödub 100 aastat Hiina rahvavabariigi loomisest, käsitletakse ametlikest arengu eesmärkidest olulise tähisena riigi moderniseerimise lõpule viimist. Kas Hiina valmistab juba praegu ette tingimusi, et suurendada yuani rahvusvahelist rolli ajal, mil dollari domineerimine võib nõrgeneda? Kas strateegiline kannatlikkus on Hiina suurim konkurentsieelis või see on muutuda hoopis piduriks kiiresti muutuvas maailma majanduses ning kas praegune geopoliitiline vastasseis on vaid ajutine etapp enne märksa ulatuslikumat majanduslikku võimu ümberjaotamist? Jaapan on maailma suurusest 4. majandus, kuid samal ajal üks haavatamaid arenenud riike energiajulgeoleku vaatenurgast. Ligikaudu 3/4 Jaapani nafta impordist liigub läbi Hormuzi väina ning riigi hinnangul jätkuks olemasolevast strateegilistest naftavarudest ligikaudseks 8 kuni 9 kuuks, kui see tarneahel peaks katkema.
Seetõttu mõjutab iga pingestumine Lähis-Ida otseselt Jaapani majandust, energiahindu ja tööstust. Samal ajal seisab Jaapan silmitsi erakordselt kõrge riigivõla, vananeva rahvastiku ning aastakümneid kestnud madala majanduskasvuga. Bank of Japan on hoidnud intressimäärasid pikka aega maailma madalamate seas, püüdes toetada majanduskasvu, vältida deflatsioonilist keskkonda ning säilitada finantssüsteemi stabiilsust. Kui aga jeeni nõrgenemine ja impordihindade kasv peaks pikema aja jooksul kiirenema, võib inflatsioonisurve muutuda senisest püsivamaks ning kerkib küsimus, kas Jaapan suudab säilitada senise rahapoliitika ilma märkimisväärsete kõrvalmõjudeta. Täiendava strateegilise väljakutsena sõltuvad Jaapani kõrgtehnoloogia, auto- ja elektroonikatööstus suurel määral Hiina kontrolli all olevatest haruldastest muldmetallidest. Hiina ekspordipiirangud ja kvootide karmistamine on suurendanud tarneriski ning sunnivad Jaapani ettevõtted otsima alternatiivseid tarneahelaid, investeerima ringmajandusse ning uutesse kaevandusprojektidesse. Kui energiatarneid tabab tõsisem häire ja samal ajal jätkuks strateegiliste toorainete piiratud kättesaadavus, kas Jaapan suudaks säilitada oma globaalse tööstusliku konkurentsivõime ning kui maailma geopoliitiline killustamine süveneb, kas senine sõltuvus välisest energiast ja kriitilisest toorainest kujuneb Jaapani suurimaks majanduslikuks nõrkuseks või kiirendab see hoopis riigi tehnoloogilist ümberkujundamist ja uute tarneahelate rajamist. Poola on viimase kümnendi jooksul kujunenud üks kiiremini arenevaid majandusi Euroopas ning üha olulisem tööstus, logistika ja kaitsevõimu keskus. Selle edu taga on olnud järjepidevad investeeringud taristusse, Euroopa Liidu fondide tõhus kasutamine, konkurentsivõimeline tööjõud, tugev tootmissektor ning geograafiline asukoht Euroopa peamiste kaubandussektorite ristumiskohas. Venemaa sõjas järel Ukrainas on Poola oluliselt suurenenud kaitsekulutusi ning kujunenud NATO idatiiva keskseks logistika ja sõjaliseks sõlmpunktiks, mis on toonud riiki täiendavad investeeringud nii kaitsetööstusesse kui ka taristusse. Investorite vaatenurgast pakuvad suurimat huvi kaitsetööstust, tööstusautomaatika, logistikat, transpordi, taristu, energeetika, andmekeskused ning kõrgema lisandväärtusega tootmine, mille osakaal Poola majanduses kasvab järjepidevalt. Paljud neist ettevõtetest on rahvusvaheliste investorite jaoks jäänud seni suhteliselt vähe tähelepanu alla võrreldes Lääne-Euroopa turgudega. Poola järgmise kümnendi väljavaated sõltuvad sellest, kas riik suudab säilitada senise eelarve distsipliini, kõrge investeerimismahu ja konkurentsivõime ning liikuda tööjõumahult tootmisele üha enam tehnoloogia, kaitse ja innovatsioonipõhise majandusmudeli suunas. Euroopa majandus on viimastel aastatel seisnud silmitsi aeglustava majanduskasvu, madalama tootlikkuse ning nõrga innovatsioonitsükliga. Seetõttu kerkib üha enam küsimus, kas järgmine Euroopa innovatsiooni ja tööstuslaine võib tulla Kesk-Euroopast. Poola ühendab kiiresti areneva tööstusbaasi, kasvavad kaitseinvesteeringud, tugeva logistilise asukoha ning märkimisväärsed taristu investeeringud, mis võivad kujundada sellest ühe olulisema majanduskasvu veduri Euroopas. Kas riik suudab kasutada praegust geopoliitilist olukorda selleks, et liikuda allhankemajandusest Euroopa uueks innovatsiooni ja kõrgtehnoloogia keskuseks ning kas investorid on selle võimaliku muutuse juba hinnastanud või leidub Poola turul endiselt ettevõtted ja sektorid, mille tegelik potentsiaal ei ole veel täielikult turuväärtuses kajastanud? Lõuna-Korea on kujunenud üheks maailma kõige innovaatilisemaks ja tehnoloogiliselt arenevaks majanduseks, kuid selle pikaajaline jätkusuutlikkus sõltub üha enam demograafilisest arengust. Riigi sündimuskordaja on langenud maailma madalamate hulka, kõikudes viimastel aastatel ligikaudu 0,6 kuni 0,8 lapse juures naise kohta, mis tähendab, et rahvastik väheneb ja vananeb kiiresti. Üheks võimalikuks põhjuseks peetakse äärmiselt konkurentsitihedat haridus- ja tööturgu, kus paljud pered investeerivad suure osa oma varast laste haridusse lootuses, et nad jõuavad kõrgepalgaliste tööle sellistes ettevõttes nagu Samsung, SK Hynix või Hyundai. Selline tugev konkurents on kujundanud ühiskonnas mentaliteedi, kus isiklik majanduslik eduvus seatakse sageli perekonna loomise ja laste kasvatamise ettepoole. Majanduse seisukohalt tähendab see pikemas perspektiivis väiksemat tööjõu pakkumist, aeglasemat sisetarbimise kasvu ning kasvavat survet pensioni- ja tervishoiusüsteemile. Samal ajal sõltub Lõuna-Korea majandus suurel määral pooljuhtidest, elektroonikast, laevaehitusest, ekspordist, mis tõttu mõjutavad ülemaailmse kaubanduspingeid ja tarneahelate häired riiki otseselt. Mitmed julgeolekuanalüütikud on juhtunud tähelepanu sellele, et pikaajaline demograafiline langus võib tulevikus vähendada ka riigi kaitsevõimet ja mobilisatsiooni potentsiaali, eriti kui julgeolekukord Korea poolsaarel peaks halvenema. Küsimus ei ole enam üksnes selles, kas Lõuna-Korea suudab säilitada oma tehnoloogilise liidripositsiooni, vaid kas riik leiab lahenduse demograafilise kriisile enne, kui sellest saab peamine piirang nii majanduskasvule, tööjõuturule kui ka riiklikule julgeolekule.
Ühendkuningriik on jätkuvalt üks maailma olulisemad finantskeskusi, kuid selle majandus on viimase 10–15 aasta jooksul kasvanud märkimisväärselt aeglasemalt kui paljudel teistel arenenud riikidel. Nõrk tootlikkuse kasv, madalamad investeeringud, kõrge maksukoormus, koonduvad fiskaalpoliitilised muudatused ning pikaajaline poliitiline ebastabiilsus on vähendanud investorite kindlust. Lisaks on riik pidanud tegelema kasvava immigratsioonisurve, avaliku sektori kulude suurenemise ning mitmete juhtimis- ja usalduskriisidega, mis on süvendanud majanduse struktuurseid probleeme. Investorite jaoks annavad olulise signaali Suurbritannia 2, 5 ja 10 aastaste riigivõlakirjade tootlused. Lühiajalised tootlused peegeldavad eelkõige Inglise keskpanga rahapoliitika ootusi, samas kui pikemaajalised tootlused kajastavad turuhinnangut riigi inflatsiooni väljavaadetele, eelarve jätkusuutlikkusele ja pikaajalise majanduskasvule. Kui pikaajalised tootlused püsivad kõrgel tasemel, tähendab see üldjuhul, et investorid nõuavad suuremat riskipreemiat, kuna näevad suuremat ebakindlust riigi majanduse väljavaates. Kuigi Brexiti toetajad on väitnud, et Euroopa Liidust lahkumine suurendas Suurbritannia majanduslikku iseseisvust ja paindlikkust, on majandusstatistika näidanud ka kõrgemaid kaubanduskulusid, nõrgemat investeerimisaktiivsust ja aeglasemat ekspordi kasvu võrreldes olukorraga enne lahkumist. Samas on keeruline hinnata, kui suur osa neist muutustest tuleneb otseselt Brexitist ning kui palju on neid mõjutanud ülemaailmne inflatsioon, energiakriis, pandeemia järgne taastumine ja geopoliitilised pinged. Seetõttu seisneb peamine küsimus selles, kas Suurbritannia suudab järgnevatel aastatel taastada oma konkurentsivõime investeeringute, innovatsiooni ja tootlikkuse kaudu või jääb riigi majandus pikemaks ajaks aeglase kasvu ja kõrgete eelarvepingete keskkonda. Saudi Araabia majandust on aastakümned kandnud üks lihtne, kuid väga võimas mudel. Piisab sellest, et labidas virutatakse maapõue ja hoovi tekib naftapurska. Just sellele ressursile on rajatud riigi jõukus, riigieelarve ning märkimisväärne osa kogu majandusmudelist. Kuid kui kaua saab selline mudel toimida olukorras, kus nafta on piiratud loodusvara ning maailma majandus liigub järk-järgult suurema energia mitmekesisuse suunas. Nagu kuld ei ole ka nafta lõputu ning iga ammenduv ressurss saab varem või hiljem otsa, piirid senisele majanduskasvule. Seda riski teadvustades investeerib Saudi Araabia $100 miljardit Vision 2030 programmi, mille eesmärk on kujundada riigist mitmekülgne majandust, arendades turismi, logistikat, kõrgtehnoloogiat, tehisintellekti, finantssektorit ja taastuvenergiat. Samas seisab riik silmitsi väljakutsega, kuidas kasvatada erasektorit, innovatsiooni ja ettevõtluskeskkonnas, kus majandus on olnud pikka aega tugevalt riigikeskne ning naftatulude vähendanud vajadust majandust ümber kujundada. Investorite jaoks on võtmeküsimus, kas Saudi Araabia suudab muuta tänase naftarikkuse pikaajaliseks tootlikuks kapitaliks või jääb riigi majandus ka järgmise kümnendi jooksul sõltuma peamiselt sellest, kui palju väärtust õnnestub maapõuest välja pumbata. Brasiilia kujunes eelmisel aastal üheks positiivsemaks üllatajaks arenute turgude seas, toetudes tugevale põllumajandusele, toorainesektorile, energiasektorile ning oodatud vastupidavamaks sisetarbimisele. Riigi majanduse suurimaks tugevuseks on erakordselt mitmekesine loodusvarade baas. Brasiilia kuulub maailma suuremate rauamaagi, nafta, sojaubade, kohvi, suhkru ja veiseliha eksportijate hulka ning on üks olulisema toiduainete tarnijad maailmas. Lisaks sellele kasvab järk-järgult taastuvenergia, bioenergia ja kriitiliste maavarade tähtsus, mis võivad järgmise kümnendi jooksul kujundada riigi uuteks kasvumootoriteks. Investorite jaoks pakuvad suurimat huvi põllumajandus, kaevandamine, energia, finantssektor, logistika ning taristuprojektid. Kuna just nendes valdkondades peitub Brasiilia pikaajaline konkurentsieelis, samas sõltub riigi edasine areng suurel määral ülemaailmsest nõudlusest toorainete järele, Hiina majanduse käekäigust ning riigi võimest säilitada eelarvedistsipliini ja meelitada ligi pikaajalisi välisinvesteeringuid. Kui Brasiilia suudab kasutada oma looduse ressursse suurema lisandväärtusega tööstuse arendamisega ning jätkata taristu ja tootlikkuse parandamist, võib riik kujuneda üheks oluliseks majanduskasvu veduriks kogu Ladina-Ameerikas ning pakkuda investoritele võimalussektorites, mis on jäänud rahvusvahelisel kapitaliturul seni jäänud suhteliselt allahinnatuks. Norra on tänavu kujunenud üheks tugevamaks positiivsemaks üllatajaks Euroopa majanduses. Riigi valuuta ehk Norra kroon on viimastel kuudel märgatavalt tugevnenud, peegeldades investorite kasvavat usaldust riigi majanduse vastu ning kõrgemaid energiahindu. Selle taga ei ole üksnes rahapoliitika, vaid eelkõige Norra ainulaadne positsioon Euroopa energiaturul. Euroopa tarbib ligikaudu 13–14 miljonit barrelit naftat, samal ajal kui Norra toodab keskmiselt umbes 2 miljonit barrelit naftat päevas, olles üks maailma suurimaid Brent toornafta tootjad ning Euroopa tähtsam kodumaine naftatarnija. Kõrgemate naftahindade tingimustes suureneb Norra eksporditulu, paraneb riigieelarve positsioon ning kasvab ka maailma suurima riikliku investeerimisfondi väärtus.
Just seetõttu on Norra krooni viimastel kuudel tugevnenud kiiremini kui enamik Euroopa valuutasid. Investorite jaoks on oluline küsimus, kas tegemist on lühiajalise energiatsükli või pikemaajalise trendiga. Kui Euroopa energiajulgeolek jääb ka järgmisel kümnendil oluliseks prioriteediks ning Brenti hind püsib ajalooliselt keskmisest kõrgemal, võib Norra jätkata tugevat majanduskasvu ja kroon säilitada oma tugeva positsiooni. Samal ajal tuleb arvestada, et Norra majandus on endiselt märkimisväärselt seotud energiasektoriga ning nafta hinna järsem langus mõjutaks otseselt nii eksporditulusid, riigieelarve kui ka valuutaturgu. Käesolevas videos esitatud analüüsid, seisukohad ja võimalikud tulevikustsenaariumid on koostatud hariduslikul eesmärgil ning põhinevad avalikult kättesaadaval andmetel ja autori analüütilisel tõlgendustel. Video ei kujuta endast investeerimis-, finants-, maksu- ega õigusnõustamist ning seda ei tohiks käsitleda investeerimissoovitusena. Investeerimine finantsturgudel on alati seotud riske ning iga investeerimise eest vastutab investor ise. Enne investeerimisotsuse tegemist tuleks hinnata oma riskitaluvust ja iseseisva analüüs ning vajadusel konsulteerida vastava valdkonna spetsialistiga.